Tere hommikust! Kui keeruline see ikka ei tuleks, aga ma üritan täna teha päev minuga. Sest mul tuleb ülimalt keeruliselt viimasel ajal need vlogid välja. Täna on siuke enam-vähem pigem täna on kollane päev. Ma räägin täpsemalt nendest päevadest, mis kollane päev, vot mis asja, mida ma sokin. Aga täna on siuke stabiilne päev. Ma tunnen vähemalt, et ma olen stabiilne meeleolu hetkel. Või peakski terve päev olema, siis ma hoiangi seda stabiilset meeleolu täna. Ehk siis üks ankruaeg, sellest ma ka räägin täpsemalt. Üks hoolifasi ja üks oluline asi. Üks oluline asi on see, et ma lähen täna kliinikusse. Ma olen täna psühholoog ja mul on täna füsioterapeut. Ma pole füsioterapeudi juures käinud sellest samast ajast, kui ma läksin musta auku. Ehk siis, kui ma ei eksi, see oli vist äkki september-oktoober. Midagi niukest. Ma ei ole tema juures käinud. Võt. Mul on huul katki ja see on mega valus. Ma ei tea miks. No ma olen lambist. Võiga mitte tähelepanu. Nii. Ja kui ma praegu, ma hindan hetkel oma meeleolu stabiilseks, aga siuke tunne on igatahes, et midagi on teistsugusemad, kui on olnud nagu need eelmised kuud. Aga see on hea, et praegu on stabiilne olla. Nii et jah. Aga ma hakkan kohe liigutama ennast. Õigemini ma natukene istun vahin Reelse Instagramis. Siis ma saan hommikust. Ma teen korda ennast. Ja siis ma hakkan liikuma enda endisesse linnaossa, kus ma siis enne elasin. Sest kliinikum on seal. Praegu peagi teiselt poolt linna liikuma. Et kliinikus käia. Nii, aga let's go. Nii, okei. Mu sättimine näeb välja umbes praegu niimoodi, et ma sõin, istusin, vaatasin Reelse, võtsin rõhud ära, hakkasin natukene ennast liigutama, mis unuksed ära, pekki küll see telefon, ja siis ma tunnen järsku, et räige meeleolu langus, aga ma ei viitsi mitte midagi teha enam, kõik läbi. Oligi kogu küte terveks päevaks. Aga siis ma mõtlesin, et okei, fine, ma luban endal niisama istusin ja veitsin telefoni sai kella. Vaatasin Reelse. Ja nüüd ma tunnen, et mul on vist rohkem nüüd jõudu teha ennast rohkem korda. Siis pesta hambad ära ja ma ei tea, nägu ära kreemitada ja ma mõtlen, kas ma viitsin endale mingit kerget meiki isegi teha. Ma ei tea. Ma mõtlen. Oleneb, kuidas mul meeleolu on. Mul võib see meeleolu ühe hetkega praegu hambad pesen ära, siis ma lähen tapke ära. Aga proovime. Nii, ma nüüd sain sätitada ennast. Siuke täna ma olengi. Ja liigun nüüd bussipeatusse. Oot. Okay. Tore. Nii tore, et ma nii hea veel. Nii, ma jõudsin koju. Mul jäi füsio jäi ära. Sõnaga seal oli mingi topeltbroneering olnud. Ma käisin kesklinnas. Läbi käisin elukaaslase töö juures kiirelt ja siis tulin poodi ja nüüd siis tulin koju. Ma räägin päris palju hiljem, mis psühholoogi juures siis täna rääkisime. Seal on hästi palju mõtlemise asju. Ma sain kodutöö ka. Ma räägin teile sellest kodutööst ja milleks vajalik on. Aga kõik hiljem, sest et ma lähen sööma ja lähen puhkan. Ma luban endal puhkamist. Ja siis ma räägin teile ka selle
punase, kollase ja rohelise selle värvi kohta, mis see täpsemalt tähendab. Et jätan meelde, täna on meil kollane päev, ehk siis stabiilne päev. Ehk siis me paneme piduri enne gaasipõhja minekut. Vot, sellega ma lähen sööma. No nii, on siuke natukene imelik valgus. Ma ei ole veel päris täpselt normaalset valgust nagu. Ma teen esimest korda ühesõnaga. Siin köögis. Nii, aga ma magasin. Üle hea oli magada. Ma tahtsin alguses kella 4 magada, aga issand, kuidas ma lükkasin täiega lihtsalt edasi und. Seda õigemini ääretuskella nõuda. Nii et ma hakkan nüüd kohe süüa tegema õhtust. Tänaseks on makaronid paprika ja hakklihaga ja jutšupiga. Kõlab päris okeilt, aga ma hakkan toimetama ja siis on päraspoole edasi rääkida, mis mul plaanis oli rääkida. Kui ma täna seda ei jõua rääkida, siis ma räägin seda järgmises vlogis. Nii et ma miskipärast kahtlustan, et ma seda rohelist, kollast ja munast asja ma ei jõua täna lihtsalt rääkida teile. No vahest nii juhtub. Nii, teate, ma räägin ära kiirelt, ma räägin selle psühholoogi teema ära ja siis põhimõtteliselt tegelikult tänaseks lõpetame, sest et pärast tuleb elukaaslane koju, siis ma olen temaga ja siis mul on nats arvutis asju ajada. No ja siis lisaks me peame vlogi kokku panema ja siis selle peale üles ka laadima. Aga mis ma siis psühholoogi juures täna nagu rääkisime, nüüd üks asi sai kindlalt nagu selgeks, ma olen võib-olla mingisugune loogis ka seda kindlasti juba maininud, aga iga poole aastaga on järjest selgemaks üks asi saanud, et mul on ikka täielik narkosõltuvus ja ma kustutan tegelikult seda tulekahju, oletame, et sõltuvus on tulekahju ja ma kustutan seda alkoholiga. Sest tegelikult vaadates minu seda alkoholi joomist on sisemine tung tegelikult tarbida just narkootilist ainet. Aga kuna ma olen juba sellest nii palju võõrtunud, et ma füüsiliselt seda enam ei taha, aga mu aju saab mu aju igatseb seda tugevat stiimulit, tugevat eufooriat, tugevat dopamiini, nimetame seda niimoodi. Mu aju igatseb seda surinat, mis mulle see keemiline aine pakkus. Ja seda surinat eelmine aasta ma suutsin saavutada ainult paaril korral. See oli trenni tegemisel. Ja mingisuguse, vist äkki siis, kui ma elukaaslasega alustasin suhtlemist, vist mingi aeg temaga koos olin Kaisus või midagi. Ja siis oli see surin. Ja oli veel vist äkki mingi surin äkki, kui ma vlogiga alustasin või mingi selline asi. Et tegelikult ma olen seda surinast saanud. Nii, ma monteerin praegu kokku ja teate meest. Ma mäletan, ma rääkisin sellest surinast juba tegelikult päris mitu aastat tagasi. Siis kui ma lõpetasin tarbimise. Ja ükski arst ei suutnud mulle selgitada, missugused külmavärinad või missugune surin mul siin ajus on. Ja täna siis psühholoogi juures me lõpuks saime aru, et tegemist on ikkagi sellesama surinaga. See dopamiini surin. Äge. Saanud, aga mitte nii palju, kui ma seda olen. Kui toome nüüd ma ei teile näidata. Siin ma alustan võtmist. Võtsin juba sisse ja see läheb niimoodi. Viu. Ja läheb, hakkab natukene vaata sinna lõpule minema. Kuidas nagu minul päriselus see toimub, kui mul ei ole mingit keemilist ainet, on niimoodi. Üles niimoodi ja pum alla. Ehk siis mul tuleb nagu nii järsk langus sellele. Ja praegu ma pean hästi palju hakkama harjutama seda, et ka minu meelest hall elu on minu jaoks on normaalne elu. Kuna ma olen harjunud saama seda tugevat stiimulit, et kõik oleks, nagu ma psühholoogile selgitasin, et
see elu, mida ma praegu elan, tegelikult ma elangi täiesti normaalset, stabiilset elu. Mul on tore elukaaslane, ma saan väga hästi temaga läbi. Mul on ülilahedad sõbrad, kuigi ma olen suhtes ja ma ei ole neid kaotanud ausalt öeldes, kuigi jaa, ma veedan põhimõtteliselt kogu see aeg suhtes, aga mul on ikkagi olemas need töökoht. Sellest ma räägin siis, kui on õige aeg. Sellega tulevad muutused ja suhteliselt suured muutused ja võimalik, et minu poolt väga ootamatud, aga seda ma räägin siis, kui õige aeg tuleb. Nii, perega saan hästi läbi, enda perega nagu, kõik on nagu ülimalt norm. Aga ma tunnen, et midagi on puudu. Tegelikult on kõik hästi, aga midagi on puudu. Ja siin tulebki see sama asi mängu, et kuna ma olen harjunud tugeva stiimuliga, siis mul on vaja seda vikerkaart. Mul on vaja mingi laheda pauku sukast. Kui praegu juhtuks mingi negatiivne sähvakas, mingi negatiivne situatsioon on ja see annaks mulle rohkem seda värvi juurde sellesse hallikusse, kui näiteks positiivne. Ja siin nüüd tuleme koduse töö juurde. Ma pean nüüd, me näeme 3 nädala pärast psühholoogiga ja ma pean kirjutama nüüd iga õhtu 3 positiivselt, väga detailselt mingisugust päevasituatsiooni. Miks? Selleks, et ma treenin enda aju mõtlema positiivsusele. Selgitan, miks? Mõtlen nüüd selle peale, kui te lähete magama, enne magama minekut, mille peale te mõtlete? Kas te mõtlete just kõige negatiivsetele mõtetele ja mega detailselt, et kurat, ta ütles mulle niimoodi ja mine pekki, tal oli ikka nii kurjad silmad, äkki ma tegin ikka midagi. Huvitav. Aga ma mõtlen näiteks selle peale, et issand jumal, päikseloojang oli nii ilus täna. Seal olid nii ilusad värvid, me ei mõtle selle peale, me ei anna selle rohkem nagu, vaatame lihtsalt üldiselt, aga detailselt me vaatame just kõige halvemad. Ma arvan igatahes need, kes mind vaatavad, on ja niimoodi ongi. Ja mina olen täpselt seesama inimene. Ja psühholoog andiski mulle seda harjutamiseks, et ma treeniks, nagu ta ütles mulle, et aju on lihas ja aju annab treenida. Et let's go, nii et otsuka, et tore asi ongi. Nii, aga me tänaseks hakkame hästi lõpetama, sest et ma pean tegelikult kiirelt õhtusöögi valmis tegema. Ja siis ma lähen tegema muude projektidega. Ühesõnaga oma ühe suure projektiga, millest ma räägin ka mingi aeg lähemalt. Võimalik, et ma teen paari päeva pärast uuesti vlogi minuga või päeva minuga. Sest et kuna mul on tõesti praegu nii palju infot jagada ja teile tegelikult meeldivad päevad minuga, siis ma ka teen. Ma loodan, et järgmine päev on nagu kuidagi huvitav. Mul on vaja aega natukene harjuda jälle vlogimisega. Ma hakkasin juba sügisel ma hakkasin juba kaotama selle, et suve võtan oma telefoni ja vlogin kusagil kohas ja praegu mul on jälle see sama mingi ei. Ja täpselt samamoodi ma oma peas mõtlen, see tuleb nii lahe, stiimul läheb nii ülesse. Kui ma võtan selle kätte telefoni hakkan filmima, siis mõtlen, persse, kellel see ikka vajalik on. Igatahes mulle mitte. Mingi hetk on niimoodi. Praegu ma tunnen, et kõik on hästi. Nii, aga ma ei tea, ilusad päevadele või ilusad õhtud. Ma ei tea, kuidas tulete seda. Ja teil näeme juba järgmises. Ma loodan, et näeme järgmisest päev minuga vlogis. Nii et bye!